Ja tere päevast kõigile minu poolt, et väga hea meel siin olla ja suur aitäh kutsumast, et hea meelega räägin sellest, kuidas meie mõtted siis Tartus on kujunenud ja ega need mõtted ei ole nüüd niimoodi üleöö kujunenud, eks nad on pikkade aastate jooksul, et kus me oleme siis näinud erinevaid väljakutseid, mis meil jäätmevaldkonnas on ja teistpidi rääkides erinevate tarkade inimestega, et meil on ju olnud ka nõuandjaid, kes pidevalt käivad meie uksele koputavad ja räägivad, et kuidas asjad võiksid olla või ja nii edasi, et niimoodi need mõtted settivad. Ja lõpuks siis kujuneb mingisugune maailmapilt, et ma kindlasti ei pretendeeri mingile absoluutsele tõele või ei räägi kõigi omavalitsuste eest, et eks ma tean ikkagi valdavalt seda, mis on nagu võib-olla sellise nagu suurema omavalitsuse vaatenurgast teemad, et ei oska kõigi väiksemate puhul täpselt kaasa rääkida. Ja eks see tänane ülevaade ka pigem ikkagi võtke mind kui Tartu linna esindajat, et mitte niivõrd, et ma nüüd räägiks kõigi omavalitsuste nimel. Aga selge on see, et jäätmeteema on omavalitsuse jaoks ülitähtis. Ta puudutab ju praktiliselt kõiki elanikke. Maast madalast pihta, et juba see, et kuidas lapsed hakkavad meil käituma, määrab ju suuresti ka selle, et mismoodi tulevikus nagu nende täiskasvanutena nende käitumine on. Et selle võrra tegelikult need tegevused, mis on siin adresseeritud nii-öelda palju räägitud sorteerimisele ja kõigele muule, need peavadki nagu maast madalast pihta hakkama. Aga me teame, et meil sageli ei ole ka lastel neid häid eeskujusid, et kes juba suudaksid õigesti rääkida, kuidas asju peab tegema. Ja siis sealt edasi nagu see kasvatuse pool ka nii-öelda jääb küsimärgina üles. Aga jah, et kui me üldse jäätmereformist räägime, et siis tegelikult, ma ütlen selle kohe nagu algus ära, et ega see tänane olukord meid ei rahulda. Et igal juhul on mingisugust muutust vaja. Et kas see muutus ja millisel kujul reform on täpselt, et see nüüd ongi see, mida me siin kõik ju läbi arutame, sest tegelikult riigi poolt on antud endast parim, et pakkuda välja need nägemused, mis on läbi arutatud erinevate osapooltega, aga loomulikult see diskussioon on hädavajalik, et me räägimegi järjest asju selgeks ja selge on ka see, et kui see reform saab nii-öelda esimese hooga vähemalt mingil tasemel ära tehtud, et see ei tähenda ju seda, et sinna peab asi seisma jääma, et asjad lähevad edasi, elu areneb, saame mingid kogemused, kuidas need asjad võiksid edaspidi olla ja siis on ka lihtsam juba järgmiseid samme astuda. Aga ma räägin natukene nüüd sellest, et miks te tänane olukord ei rahulda, et kõigepealt see, et minu arvates keegi ei võta nagu vastutust kogu selles jäätmeahelas. Kõik lasevad niimoodi, nagu siiamaani on lastud suhteliselt, püütakse mingisuguseid eesmärke saavutada, aga tegelikult seal taga ei ole väga suurt plaani, mismoodi neid eesmärke saavutada. Ja ma nimetasin seda selliseks lohisevaks vastutuseks, et iseenesest KOV-il on nagu, kohalikul omavalitsusel on siis jäätmeseadusest ju tulenevalt olmejäätmete liigiti kogumise ja käitamise korraldamise kohustus, aga samas ju otsest mingit vastutust ka seadusest tulenevalt KOV-il ei ole. Ja sealt tulenevalt on ka see, et COVID seda vastutust nagu ei tunneta ja väga ka ei võta. Et see on juba esimene selline nagu probleemkoht siin. Ja teine, mis on, ma arvan, selle esimese nii-öelda üks põhjuseid, on see, et tegelikult COVID, me teame, COVID on täna finantsiliselt üsna keerulises olukorras ja on olnud KOV-e, kes on pidevalt olnud finantsiliselt keerulises olukorras. Et ei ole olnud ka seda piisavat ressurssi, et mida sellesse valdkonda pühendada. Sest kui sa pead iga kord jälle kikist mingit meedet otsima, et sealt taotleda, et äkki saad mingi projekti jaoks raha, aga see ei ole nagu jätkusuutlik, see ei ole stabiilne. Et see on see, et sa korra teed midagi ära ja siis on ta jälle unustatud. Et tegelikult et selline nagu see, et KOV peab oma nii-öelda muude tulude arvelt leidma võimalusega jäätmemajandust piisavalt rahastada või jäätmehooldust piisavalt rahastada, et see tegelikult on selline ootus, mis jälle ei päde. Et igal juhul selles osas on ka mingit muutust vaja. Ja on ka järgmine probleem see, et tegelikult ka COVID ei tea täpselt, mis toimub, et ka see kogu see andmestik, mis meil jäätmemajanduse osas liigub ja kuidas need jäätmed COVID kätte saavad, kui palju peab võimlema selle nimel, et neid andmeid kätte saada, et see tegelikult on ka üks selline suur probleemkoht, et ühesõnaga, kui meil ei ole sellist läbipaistvat süsteemi, meil ei ole kedagi, kes nagu vastutaks ja meil ei ole ka piisavalt ressurssi, et sellega tegeleda, et siis see olukord ongi selline, nagu ta on. Ja liigiti kogumisest on palju juttu olnud, et tegelikult me oleme liigiti kogumisega nüüd jäänud kuskile sinna nagu stoppama, et meil selleks, et see liigiti kogumine mingile uuele tasemele jõuaks, on meil vaja nagu uut hingamist ja tõuget. Ja ma väga ootan, et sellest jäätmereformist see uus hingamine ja tõuge tuleb. Et küsimus ei ole ju
tõesti, ma ise pean seda hästi oluliseks, kuna ma olen ka majandusinimene, on ju. Et tegelikult ei ole küsimus ju sellest, mis on meil Euroopa Liidu tasemelt ette antud, kui palju protsente me peame nüüd kuidagi nagu suutma ära liigiti koguda ja uuesti taaskasutada. Küsimus on puhtalt ka majanduslik. Et selleks, et ringmajandus saaks üldse edeneda, ringmajandus ei ole mingisugune selline nagu peale surutud asi, et see on võimalus, mida me peaksime püüdma ära kasutada. Sellepärast, et see liigiti kogumine on väga suur eeldus selleks, et üldse meie kohalik majandus saaks edeneda, mõistlikult edeneda. Et kasutada ära ressursse, mida tegelikult on mõistlik kasutada. Ja lisaks muidugi kogu see keskkonnahoiu temaatika. Aga jah, et ma tõin need näitajad siia välja, kõik on ilmselt neid korduvalt näinud, on ju, et meie sihteesmärk olmejäätmete ringlusesse võtmisel, et 25. aastaks 55%, 30. aastaks 60%. Ja täna me oleme seal suurusjärgus 30% tasemel, et julgen kinnitada, et tegelikult neid eesmärke me kindlasti ei saavuta, kui me püüame nüüd niimoodi edasi minna, nagu me siiamaani oleme teinud. Et see, et meil nüüd ühiskonnas toimuks see kiiks kõigi peades ära, et me hakkame nüüd meeletult sorteerima, et mina seda ei usu, kui me midagi ei muuda, et see ei toimu, et see keskkonnaalane teadlikkus kasvab järjest. Aga see, et nüüd see kuidagi siin mõne aastaga nii palju muutuks, et selles ma küll sugugi veendunud ei ole. Ja täna on ka see olukord, et tegelikult jäätmevaldajatel, olgu siis tegemist kodumajapidamistega, ettevõtetega, ei ole tegelikult ka majanduslikku motivatsiooni jäätmeid sorteerida. Ehk siis need, kes seda nii-öelda mõtlemisest tulenevalt oluliseks ei pea, nendel tegelikult ei olegi nagu väga pointi neid jäätmeid ka sorteerida. Et see kõik on ilgelt odav, et me kuulsime, et siin on 10-kordne vahe Taaniga, on ju, et tegelikult need vahed on ka siin meie lähimate riikidega samamoodi suured. Et tegelikult see majanduslik motivatsioon peab kuskilt tekkima. See on see, mis paneb nagu inimesi kuidagi teistmoodi käituma. Senikaua, kuni seda ei ole, et senikaua ka seda ei toimu. Aga jah, et see on hästi oluline väljakutse ja see ei ole mitte omavalitsuse vaates, vaid see on oluline ka elanikele, see on oluline ka ettevõtetele, kõik, kes selles ahelas on. Et kogu ülevaade jäätmemajandust peab muutuma läbipaistvaks. Me peame saama aru, mis tegelikult toimub. Mis jäätmeliigid, kui palju, kus kogume, kuhu liiguvad ja nii edasi. Et meil on siiamaani väga palju elanike poolt ju seda, et mis me kogume siin liigiti. Panete kõik ühte kokku, kõik läheb kuskile jälle ühe laksuga põletamisesse, et miks me üldse kogume neid liigiti. Et selleks, et veenda, peab olema selline hästi reaalne nagu ülevaade ja andmete kättesaadavus, kaasa arvatud reaalajas andmete kättesaadavus, see on ülimalt tähtis. Ja siin me oleme paljude teiste valdkondadega võrreldes minu hinnangul jäänud kivi aega, et me tegelikult siiamaani väga palju igasuguseid arvestusi peame seal Exceli tabelites ja käib see asi ikkagi väga konarlikult. Et hästi kohmakas on see ettevõtetega, meie lepingupartneritega suhtlemine, et meil on siin kõva digitaliseerimise samm vaja teha. Ja see sama reaalaja teema, millest ma ka juba rääkisin. Ja järgmine suur väljakutse, mis meil on, mida ka tegelikult Heido Vitsur puudutas oma ettekandes, et turul peab olema konkurents selleks, et asjad hästi toimiksid ja meil tegelikult täna Eestis ei ole asjad sellega sugugi hästi. Et ma ei tea, kas need on need komplekshanked, mida me oleme teinud, mis on selle turu põhimõtteliselt välja suretanud. Aga kui me täna Lõuna-Eestis räägime nagu jäätmevaldkonna hangete läbiviimisest, no mis te arvate, palju neid pakkujaid siin alles on jäänud? No üks. Võib-olla mingil juhul pigistab mingis piirkonnas ka teise välja, aga üldiselt on olukord väga kehv. Et me oleme kuskil teinud mingisuguseid vigu, et me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus meil enam turul ei ole konkurentsi. Ja me peame selle olukorra suutma ära muuta. Et ka see on jäätmereformi, ma loodan, üks suur selline eesmärk ja väljakutse, et me peame uusi turuosalisi suutma kuidagi juurde tekitada. Ma ei räägi ka nendest, kes on traditsiooniliselt olnud, vaid veel, et tekiks juurde veel võimalusi uutel siseneda sellele turule, ka väiksematel ettevõtetel. Ja need samad komplekshanked tuleb siis vajadusel ka laiali pudistada, et sa ei telli nagu käitlemist ja vedu ja kõike ühe hankega, vaid sa jaotadki nad laiali, tellid neid eraldi ja annad uutele turuosalistele jälle võimaluse. Ja ma näen, et kindlasti ka see, et meil täna on erinevates omavalitsustes jäätmehoolduse eeskirjad on erinevad, on ju, need hanketingimused on erinevad, kuidas need korraldatud jäätmevedusid ja kõike korraldatakse. See on ka tegelikult jama, et siis on jälle see, et üks inimene liigub ühest omavalitsusest teise, ta peab jälle ümber õppima, on ju, või ma ei tea, üks ettevõte pakub ühte piirkonda, pakub teise piirkonda oma teenust, jälle ta peab iga kord veenduma, et mis need detailid seal siis on ju, et kes kuidas täpselt korraldab. Et meil võiks tegelikult Eestis olla see kokkuleppeliselt palju rohkem standardiseeritud, et me ei oleks kogu aeg siis
selle sama otsas, et keegi täpselt ei tea, on ju, et lähen uude kohta, pean iga rida täpselt lugema, et muidu aru ei saa, mis seal toimub. Ja see olukord võiks olla kõigile lihtsam ja arusaadavam. Aga nüüd jah, et rääkida nendest jäätmereformiga kavandatud muudatustest, et ma olen siin väga palju tuginenud sellele infole, mida ma siis olen ministeeriumi esindajatelt ja kõigilt teistelt siin aja jooksul kogunud, et mis nagu need reformi võtmeküsimused on ja need vaated. Et esimene on see sama jäätmetasu kogumise võimalus. Et nagu ma enne ütlesin, siis selle valdkonna rahastamine täna KOV-i vaates on probleem. Et KOV lihtsalt see, et panna oma muude ülesannete kõrvalt. Meil on väga palju kohustuslikke ülesandeid, mida me igapäevaselt peame täitma ja neid tuleb järjest juurde. Et see finants on nagu üsna otsakorral. Et selleks täiendav tasu nüüd, mida koguda ja selleks, et kogu seda teadlikkuse suurendamist, ka selle järgnevat juba kogumist on ju, sealt edasi käitlemist, kõike seda toetada, soodustada. Et selleks see jäätmetasu kindlasti on mõistlik minu hinnangul ja see, et saastaja maksab printsiip, see, et üldse kodumajapidamised ettevõtted hakkavad rohkem jäätmete eest maksma, et see on, ma arvan, väga mõistlik ja see on ka Euroopa Liidus ju laialt levinud. Et see ei ole ju mingi esimene kord, kus jäätmetasust ühes riigis räägitakse, et seda on ju paljudes teistes riikides ka. Ja see rakendamine on kavandatud vabatahtlikuna, mis minu arvates jälgib jälle seda head printsiipi, et kohalik omavalitsus peab saama ikkagi ise otsustada, mis tema territooriumil ja kuidas toimub. Et kui mõni KOV otsustab, et neil on piisavalt raha, et nad ei pea seda jäätmetasu rakendama, et siis olgu ta nii, et mina ütlen, et mina kindlasti näen, et me peame seda rakendama, aga jäägu siis see võimalus ka, et mitte rakendada. Ja hästi oluline on kogu selles ahelas üldse, kui me räägime jäätmevaldajatest, jäätmevaldajad peavad väga täpselt teadma, mida nende rahadega ikkagi tehakse, mis nende käest kogutakse. Et olgu ta siis see sama hind, mida nad maksavad jäätme äraveo eest, aga samamoodi ka see jäätmetasu, et kui see täiendavalt juurde tuleb, on ju, et mis seal täpselt on, mis on need komponendid, mis ta selle eest saab siis lõpuks. Ja siis tulebki sinna väga hästi lahti selgitada, et miks see vajalik on ja mille jaoks seda raha kasutatakse. Et kuidas seda jäätmetasu täpselt kogutakse, et kas see on nüüd kohalik omavalitsus või koostööorganisatsioon või ka jäätmevedaja. Ütlen ausalt, et mul tegelikult jumala kama kaks, et peaasi, et see raha liiguks õigesse kohta, et kui me suudame kuidagi nagu kokkulepetega saavutada selle, et see raha liigub õigesse kohta, siis võib seda koguda kes iganes. Et seal on loomulikult seaduslikud nüansid jälle, kuidas seda halduslepingutega millega iganes reguleerida, aga lõppkokkuvõttes ei ole ju vahet. Ja just ka see pilt, mida on siis idee autorid ka näidanud, et millised on need siis kulud, mida võiks katta selle jäätmetasuga. Et see on minu arvates väga äge terviklik vaade, et räägime siin kogumisvahenditest või jäätmete veost ja selle veo ettevalmistamisest, käitlusest, kõigist, mis puudutab jäätmejaamasid, veel kompostimisväljakud, muid käitluskohti. Et tegelikult see ja ka see jäätmehooldusega seotud tööjõukulu, et see on selles mõttes väga hea terviklik vaade, need ongi need väljakutsed, mis meil nagu igapäevaselt on ja kuhu ongi vaja raha juurde näha. Ja kui on ka võimalus tõesti seda jäätmetasu veel diferentseerida, kui siin on mingid sotsiaalsed grupid, kelle puhul näiteks seda on mõistlik teha, et olgu siis toimetulekuraskustes inimesed, eakad, kes iganes, et see võib jääda jälle KOV-i otsustada, et on minu arvates ka selline hea võimalus. Jäätmete üleandmise hind on, nagu ma enne ka ütlesin, väga tõsine teema ja me peame saama need hinnad motiveerivaks, et tõesti ka inimesel oleks majanduslik põhjus, miks jäätmeid sorteerida. Me ei räägi sellest, et tegemist on nii väärtusliku ressursiga, kui nad on korralikult sorteeritud, aga ma räägin ka sellest, et tõesti, et inimene ise peab tundma, et mingi mõju sellel ikkagi tema igapäevasel elule on. Ja see, kui sa maksad 5 eurot ja viskad kõik sinna ühte kokku, on ju 5 eurot kuus ja viskad kõik ühte kokku ja midagi ei juhtu, et see ei ole motiveeriv. Ja tänane hind on selgelt liiga madal. Ta on vähe diferentseeritud erinevate jäätmeliikide lõikes, peaks olema oluliselt rohkem diferentseeritud. Ja tegelikult, kui me räägime nüüd sellest jäätmereformi plaanist, et seal on nüüd see, et kui sa nagu ei kogu liigiti, et siis sa maksad kõrgemat hinda, et mina selles osas oleksin ikkagi natuke veel karmim, et see, kui sa oled nüüd nagu heal järjelelus on ju ja sul on võimalus siis lihtsalt kinni maksta see nii-öelda jäätmete mitte sorteerimine, et see tegelikult ei aita meid ka lõpuks eesmärgi suunas. Et minu mõte on ikkagi see, et meil peaks olema võimalik ikkagi ka sanktsioneerida seda, kui inimene ei kogu liigiti.
ja mitte ainult see, et sa kõrgema hinnaga saad siis seda ebaefektiivsust lõpuks kinni maksta, et see on võib-olla see, kus ma oleksin veel nagu jäigem, kui see tänane riigiplaan on olnud. Et riigil on umbes olnud see nägemus jah, et 3 korda kõrgem on siis nendele hind, kes ei sorteeri umbes ja siis teised saavad siis 3 korda odavamalt. Mis on minu arvates ka siuke väga mõistlik asi, on see liigiti kogumise sihtarv selleks, et see on see, millest KOV-id saavad ju hästi aru, et see on selline loogiline eesmärk ja see ringlusse võtu nõue jah, et selle me saame panna tulevikust näiteks käitlusteenuste hankesse, mis tundub selline igati loogiline ja mõistlik. Ja samamoodi tundub ka loogiline mõistlik see mõte, et kui nüüd ei suuda seda sihtarvu saavutada, et siis mitte ainult sul ei ole see, et sa pead nagu trahvi maksma, vaid sul on võimalik see sama raha investeerida siis ka näiteks selle sama liigiti kogumise edendamisesse. Et jälle selline minu arust siuke tore piitsa-prääniku kombinatsioon, et täitsa mõistlik mõte. Pakendijäätmetest on ka palju juttu olnud ja meil Tartus on täna niimoodi, et me oleme korraldatud jäätmeveo raames ju selle pakendi teema samamoodi ära sisse toonud, et täna on siis kõigil, kes seda soovivad, on võimalik korraldatud jäätmeveo raames ka seda pakendikonteinerit enda maja juurde saada. Aga küsimus on selles, et me ise nimetame ka seda täna mugavusteenuseks, et kes tahab, see tellib, kes ei taha, ei telli. Kes tahab, siis kasutab ikkagi avalikke konteinereid, avalikke pakendikogumise konteinereid. Aga see avalike pakendikonteinerite teema tegelikult ei ole ka hea lahendus, sest üks asi on see, millest Mari rääkis, et ta on sageli sinust piisavalt kaugel, see jälle ei motiveeri sind sinna viima neid asju. Ja siis on täpselt see, et ikkagi see tekkekohal kogumine ja kui me teame, et meil pakendijäätmete hulk on nii palju ajas kasvanud ja ega ta nüüd nii kardinaalselt ei vähene ka siin lähiajal, et neid on ikkagi mõistlik seal tekkekohal koguda. Ja siin, mis on tänane veel suur väljakutse, on ju see, et ka meie taaskasutusorganisatsioonid ei ole tegelikult väga head partnerid olnud omavalitsustele, et nendel on ikkagi omad huvid alati mängus ja see, et kui meil on mingi mure, on ületäituvused, muud asjad, et ega seal seda paindlikkust ja vastutulekut on ikka minimaalselt, et omavahel öeldes. Et tegelikult on mul kolleegid, kes sellega igapäevaselt tegelevad, on ikka püsti hädas kogu aeg selle teemaga. Ja siis on jälle see, et ega seda paindlikkust, kui siia süsteemi ei saa, siis need avalikud kohad ongi üle täitunud, siis asjad lendavad laiali, me tellime eraldi veel, kulutame selleks, et koristada nende ümbruseid. Ja siis ühel hetkel tuleb jälle see teade, et kott, mis on kogu aeg tasuta olnud, et nüüd on ta tasuline ja keegi omavalitsusega sentimeetritki läbi ei räägi, et tullakse lihtsalt öeldakse, et nüüd on tasuline. Ja siis on elanikud jälle tagajalgadel, et näed, nüüd on meil teenus, mis kogu aeg oli tasuta, nüüd on tasuline, et miks KOV midagi ei tee, KOV ütleb, et näen, meil lepingupartner küll tore, aga läbi ei räägi. Et siin on neid probleeme on nagu palju, et kindlasti see pakendijäätmete teema on oluline, see vajab lahendust. Ja korraldatud jäätmeveo raames kogumine, pakendijäätmete kogumine on kindlasti mõistlik. Käitlusteenusest ka, et jälle, et mina olen väga turumajanduse usku, mulle väga meeldib. Mulle meeldib see, et ettevõtted arendavad üldse kõiki lahendusi ja ma 100% jääkski selle juurde, et kõik võikski olla nii. Aga siis kui on jälle see, et tead, biojäätmed on ju, mida me nüüd Tartus aktiivselt kogume, kuna selle aasta algusest on ju kohustuslik biojäätmete liigiti kogumine. Ja siis on niimoodi, et ettevõtja tungiv soov on neid tassida Tallinnasse, selleks, et tema biogaasijaam on Tallinnas. No siis jälle see tundub, et kas see on nagu väga mõistlik lõppkokkuvõttes, et kogu selles suures pildis, et kui need käitluslahendused ikkagi ei sünni nagu nii-öelda loogiliselt või et nad ei ole nagu läbi mõeldud selles võtmes, et kus nad kõige paremini sobiksid, et siis järelikult on jälle kuskil ikkagi võib-olla see turg ei toimi nagu kõige paremini, et ühesõnaga käitluslahenduste osas ma näen, et peab KOV-ide ja siis ettevõtete ja võib-olla seal veel mingite vaheorganisatsioonide koostöö olema võimalikult hea, sest meil peaks tekkima üle eestiliselt ikkagi terviknägemus. See jäätmeliik, kus on teda kõige mõistlikum käidelda. See võib olla mõnikord täpselt see, et ongi üle eestiline, aga mõnikord võib olla see, et on mingi konkreetse ühe omavalitsuse keskne, võib-olla mõnikord on 3 omavalitsuse keskne, aga mingi selline hästi loogiline süsteem meil võiks Eestis tekkida. Ja see, et me ei pea iga hinna eest tassima jäätmeid üle Eesti, et see tegelikult ei ole mõistlik. Ja just sellepärast, et mul seal piirkonnas ei ole piisavalt jäätmeid, ma nüüd sellepärast pean sinu piirkonnast vedama sinna jäätmeid juurde, et mul oleks seal piisavalt jäätmeid. No siis tekib küsimus, et kui sul seal ei ole piisavalt jäätmeid, miks sa siis üledimensioneerid oma käitluskompleksi, et siis teeks sellise suurusega käitluskomplekse, nagu on mõistlik teha.
need on need küsimused jah, aga just see ka, millest ma enne rääkisin, et see hangete nii-öelda komplekshangete juppideks jaotamine, et see on kindlasti üks võimalus, kuidas turuosalisi juurde tekitada ja sellepärast ka need samad käitlusteenuste hanked, et need võiksid olla tulevikku vaadates eraldi. Et ma usun, et see on üks võimalus, kuidas see turuolukord ka paremaks muutub. Nii, siis KOV-ide koostööst ka. Meil käisid hiljuti ka siin soomlased külas, et ilmselt ei ole see ka paljudel üllatus, seda Pirkanmaa näidet on ju, Tampere piirkonna näidet on palju toodud, et paljud asjad teevad seal väga kadedaks. Tõesti on see, et näed omal ajal KOV-id on ju piirkonna KOV-id, neid on siis täna seal juba tüki 20, ligi 20, kes on siis seljad kokku pannud, teinud oma ettevõtte, kes siis on põhimõtteliselt korraldab kogu seda tegevust. Ja see ei tähenda, see korraldamine ei tähenda seda, et ta teeb kõiki tegevusi ise, vaid see tähendabki seda, et tema tellib ka teistelt ettevõtetelt teenuseid, aga see süsteem on väga hästi kontrolli all, neil on see mastaabi efekt saavutatud, neil on tegelikult see jäätmevoog on piisavalt suur, nad saavad väga kenasti leida ka neid käitluslahendusi tänu sellele. Need käitluslahendused, mida teised ettevõtted ei suuda pakkuda või ei ole valmis pakkuma, nendeks nad rajavad ise võimalused ja nii edasi, et kogu see süsteem tundub hästi loogiline, KOV ei maksa sentigi peale, KOV teenib sealt hoopis tulu kogu sellest jäätmemajandusest, et kõik kõlab jälle nii-öelda super hästi ja lahedalt. Ja me Tartumaal oleme ka täna nüüd omavalitsusi koondanud juba, et ma ei ütle nüüd, et me täpselt nagu Soome mudelit läheme rakendama, aga et me maksimaalselt palju seda koostöös teeksime, et me koondame ka selle Tartumaa omavalitsuste jäätmevoo siis ühte tervikusse ja leiame siis ühtsete hangetena siis lõpuks ka need parimad lahendused. Et milline see täpselt see käitluskohtade lahendus, vedajate lahendus kõik välja nägema hakkab, et see muidugi sellest on vara rääkida, aga see valmisolek on meil täna olemas, et Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse tasemel on see kokkulepe olemas. Aga kindlasti see omavalitsuste koostöö on see, milleks jäätmereform peab väga selged alused andma. Siin on ka selge see, et mitte ainult alused andma, vaid ka tegelikult muul viisil soosima ja toetama seda, sest see on see, kus meil efektiivsus on nagu peidus. Ja siin on üks punkt, mille ma veel välja tõin, on ka klienditeenindus, mis samamoodi on meie jaoks täna suur peavalu. Sest kui sul on ka see, et täna on meil üks vedaja, aga kui sul on mitmeid erinevaid vedajaid, siis need mustrid on jälle erinevad, et klienditeenindus on iga ühel erinev ja see klienditeeninduse kvaliteet võib olla väga kõikuv. Kui sul toimub ühe jäätmevedaja vahetus teise vastu, siis hakkavad probleemid jälle otsast pihta, et miks see klienditeeninduse võiks olla püsivalt stabiilne, et ongi keskselt korraldatud ja ei sõltu sellest, et milline ettevõte sul parajasti jäätmeid veab, et võiks olla ju see olukord tänasest oluliselt parem. Ja nüüd hakata siin vaikselt otsi kokku tõmbama, et jäätmereformist on räägitud ka sellisena, et kohalik omavalitsus ei pea vastu sellele koormusele ja järjest uusi ülesandeid tuleb, et ma sõnastasin selle siis nii, et kas siis töö murrab tegija nagu lõpuks on, et tänane olukord on see, et COVID on tõesti suhteliselt nagu surve all erinevate finantsprobleemide tõttu, muude ülesannete tõttu, mis COVID-ile järjest juurde tulevad ja see avatus võib-olla uuendustele ja uutele ülesannetele on piiratud, et see ei ole nii, et kõik avalisüli tormavad kohe, et näed, me tahaks selle jäätmevaldkonnaga tegeleda. Ja selle võrra ma näen, et eriti neid hundkriimsilmasid on meil palju väiksemates KOV-ides, et nende valmisolek võib-olla nendeks muutusteks, nad ei taha sellest midagi kuulda, et pigem neile sobiks see, et püüame kuidagimoodi samamoodi edasi lasta. Et suurematest KOV-idest peaksid siin saama nagu eestvedajad. Ja see on see, kus riik peaks ka suuremate KOV-idega tegema head koostööd, et nad oma piirkondades selle eestvedaja rolli võtaksid. Ja see täiendav töökoormus on ju, et prognoositav, et sul on vaja igasuguseid asju siin läbi viia, õigusakte muuta, hallata kõike. Et see tegelikult ei ole nii mustvalge, et kas see nüüd töökoormust suurendab või mitte. Sest kui KOV-id nüüd lepivad kokku, et me teeme seda koos, moodustatakse eraldi nagu üksus, kes seda teeb, et siis see tänane nii-öelda KOV-i roll peaks minema lihtsamaks, et sul tekibki professionaalne igapäevane tiim, kes sellega tegeleb. Et siis, kui sul on KOV-is on 5000 elanikku, et siis selge see, et sa ei suuda kõike seda oma meeskonnaga seal ära hallata. Et see ei olegi nagu väga võimalik ega mõistlik. Aga kui sul on nüüd KOV-id seljad kokku pannud, sul on 200 000 elanikku näiteks juba mingis piirkonnas mingisuguse üksuse taga, et siis on seda kõike oluliselt lihtsam korraldada.
ja ka tänane see halduskoormus ongi meil üsna ebamõistlik jäätmemajanduse osas, et me peame KOV-ide võimekust suurendama, et üks võimalus suurendada on tõesti seesama koostöö, et edendadagi seda koostööd, sundida ka KOV-e koostööle. Et siis on see teenuse kvaliteet on parem ja ka halduskoormus on väiksem. Ja veel edasi, et tõesti need täiendavad kulud, mis siin nüüd tekivad, et kui me moodustame eraldi nagu üksuse ja need ütleme siis igapäevased professionaalsed tegijad sinna üksusse tööle lähevad, et siis on võimalik selle sama jäätmetasuga ju katta ka neid seonduvaid kulusid. Ja samamoodi ka see mastaabiefekt annab meile veel täiendava võimaluse, kuidas kulusid mõistlikuna hoida, kuidas efektiivsust saavutada ja kuidas ka seda töökoormust mõistlikult jaotada. Et siin oluline, mida ma pean veel vajalikuks rõhutada, on ka see, et riigi roll ei tohi siin ära kaduda, et riik ei saa öelda, et nüüd me anname kogu selle paketi KOV-ile, et tegelege, et need samad asjad, millest Ivo Jaanis on siin ka rääkinud korduvalt, et kuidas riik näeb, et KOV-e peaks edaspidi toetama, et need tuleb ka päriselt ära teha, et siin on ikkagi see KOV-ide võimestamine ja KOV-idele pidevalt toeks olemine, see, et ka keskselt mingeid asju, nii-öelda parimaid praktikaid, kõike muid tutvustada, nendeks ka olla valmis neid maale tooma mujalt, et KOV-idel ei pruugi olla seda võimekust, et igalt poolt üle ilma neid kokku otsida parimaid praktikaid, et siin kindlasti on mõistlik, et see tsentraalne roll säilib ja KOV-idele ollakse heaks toeks. Aga jah, et KOV-idel on võimalik palju paremini selles protsessis ka toimetada. Nii et edu meile siis ringmajanduse edendamiseks ja loodan, et jäätmereform sellele tõsiselt kaasa aitab. Aitäh! Aitäh, Raimond! Küsimusi Raimondile? Vajutama ka või? Ei. Et minul selline küsimus, et kas siis omavalitsuse nägemuses võiks olla nii, et kui on koha peal käitlusettevõtte olemas, eks ju, teeb mingit madalamat ringlussevõttu, et siis te nagu välistaks 200 kilomeetri kaugusele nagu tooteks, nagu tooraine tootmisel tooteks saamise, et see on kuidagi nagu vastunäidus. See ei ole nii mustvalge, aga kui me räägime nagu mahukatest jäätmetest, nagu näiteks biojäätmed on ju, et siis on selge see, et biojäätmete transport nagu teise Eesti otsa on ebamõistlik, aga kui me räägime mingist nagu niši liigist, et sellisel juhul see võib vabalt olla mõistlik, et see ei ole nii mustvalge. Siinkohal ma räägiks vastupidi, et mahukad jäätmed on pakendijäätmed, eks ju, et see on nagu ühes kuupmeetris on väga vähe kilosid, aga biojäätmete puhul on nagu ühes kuupmeetris on väga palju kilosid. Ja ma olen sellest ettevõttest, kes tassib neid meeleheitlikult neid Tartust ära. Ma saingi aru juba. Et me oleme teile saatnud ka selle kalkulatsiooni, et kui palju CO2 tegelikult heidet kokku hoitakse sellega, et kui need viiakse Tallinnasse, püütakse gaasid kinni, eks ju. Et see on nagu... Aga tead, mulle väga meeldiks, kui sa koha peal ka ringmajandust edendada, mitte ainult iga Tallinnasse. Tahaks edendada, aga siin on see not my backyard ja süksed nagu tulevad nagu, et meil on üks krunt, kuhu me tahaks teha ühe keskuse, aga me ei saa 1,5 aastat algatatud detailplaneeringut. See on see Kambja valla teema, jah? Okei. Tänud, see tegelikult minu küsimus juba pool napsat ära, et mul oligi see sama teema põhimõtteliselt, et kui te tõite selle näite, eks ole, et ei ole mõtet Tartust tuua Tallinnasse jäätmeid, on ju, et siis mul see tegelikult küsimus tekkiski, et kui valmis on siis Tartu oma territooriumile andma siis lubasi nii-öelda siis neid jäätmeid seal käidelda, et sorteerida. Ma saan aru, et ootate, et ettevõtjad tuleksid Tartusse ja teeksid sinna biogaasijaama, et toidujäätmed saaks 100% ringlusse võtta. Et kuidas Tartu valmis selles osas on, et on valmis toetama ja vastu võtma need ettevõtted? No igal juhul, et nagu ma ütlesin, siis sama kohaliku ringmajanduse edendamine on ju meie jaoks suur prioriteet. Ja kui ettevõtjal on soov meie piirkonnast teha jäätmekäitluslahendust, et loomulikult me oleme toetavad selles osas. Ma ei saa tõesti alati Kambja valla osas nagu kõike rääkida, aga kui sina näiteks tuleksid minu juurde ja ütled, et sa tahad teha piirkonda jäätmekäitluslahendust, pagana Kambja vald ei ole nõus, on ju, et küll ma saan ka selle Kambja vallaga rääkida. Küsimus oli, mitu eurot Tartu on valmis maksma selle eest, et biogaasi tuleb? Ma arvan, et seda nagu raha võib vähe jah. Pigem on, see nüüd ei ole Tartu, eks ole, et ei taha siin kuidagi nagu halvasti midagi öelda. Lihtsalt ongi see
nagu Kalle ka ütles, et not in my backyard probleem, eks ole, et jäätmete liigite kogumine on väga tähtis, eks ole. Aga nende ringlusse võtuks kohtade leidmine nii väga lihtne pole, et selles mõttes, et noh. See ei ole teema, mida meiega üldse näiteks arutama tullakse, et tulge arutage siis, kui ei ole. Kas on veel küsimusi? Mul tegelikult on, et kui me kuuleme siin, et Soome praktikad ja Taani praktikad ja jagatakse nõuandeid ja antakse enam-vähem toolkit kaasa, siis mul on küsimus, mis takistab neid praktikaid kasutusele võtmast? Et ma mõtlen, et kui on mingi mudel, mis töötab, on ja, me ei pea hakkama nagu Hunt Kriimsimäel ise siin nuputama aast ja oost peale. Kas ei oleks palju lihtsam võtta see mudel ja siis hakata rakendama ja siis selgub, et võib-olla seal on mingi paar väikest kitsast kohta? Absoluutselt, jah. Miks mitte? Hästi toimivaid lahendusi võikski ju püüda rakendada ja hiljem neid timmida või võib-olla ka juba jooksu pealt timmida. Et äkki meil on täna juba paremaid mõtteid, et mõnes aspektis. Et see ongi see, mida jäätmereformiga ju võiks teha. Aga mis seni on takistanud? No seni meil ju õigusruumi ei võimalda kõike seda. Pole mõtet hakata üksi ajama, kui... No üksi ei saagi, kui õigusruumi ei ole, siis ei saa. Kas on veel küsimusi, Raimond? Nii, palun väga. Ja, tere, aitäh hea ettekande eest või ülevaatuga ettekande eest, aga siin just eelnevad küsijad ka küsisid, et jäätmekäitajad takerduvad täna põhiliselt nimbi taha, absoluutselt igas aspektis, et meil on väga suur arengu probleem ongi selles, et me saab midagi arendada, kui kogu aeg nimbi jalus, et mis siis KOV-i nagu vaade on sellele, et kuidas me seda nimbi barjääri saaks murda ja mida saaks KOV-id ise ära teha, et see nüüd saaks arendada see jäätmekäitust edasi. Sest täna lihtsalt ühel hetkel ettevõtted tõstavad ka käed püsti, et nad lihtsalt ei jõua enam. Nimbiga ei tohi jätta ettevõtet üksi, et see on nagu elementaarne. Et te ilmselt olete kuulnud, et Tartus on näiteks ohtlike jäätmete põletamine on täna suur teema, kus põletusmaht kasvab märkimisväärselt, seal on seesama nimbi teema ju ja muud igasugused hirmud, kartused on ju kogu aeg olnud. Ja seda ei oleks saanud muidu lahendada, kui KOV ei oleks olnud väga toetaval positsioonil, et me püüame ettevõtjaga koos leida alati need kommunikatsioonivõimalused, kanalid, kõik muu, kuidas ära selgitada. See jäätmepõletus saab sinna rajatud, on ju. Sest ta on tõesti mõistlik ja see ei ole mitte ainult Tartu piirkonna jaoks mõistlik, vaid see on palju laiemas mõttes mõistlik ja vajalik. Nii et see on üks näide lihtsalt, aga neid nimbi teemasid peame koostöös lahendama, ega seda ettevõttele ei saa jätta. Sest ettevõtte poole sageli elanikud vaatavad, et kurat, sa tuled Antsi ja raha teenima, sind ei huvita absoluutselt, mis siin meie elust saab. Ja selle mure saab ära tasakaalustada omavalitsus.